Mõnikord on võtteavalduse koostamisel ühe meie kooli mooduli äraarvestamiseks vaja kasutada mitut teise kooli moodulit või õppeainet. Näiteks soovin ära arvestada meie kooli mooduli suhtlemine ja asjaajamine, kuid teises koolis oli mul 2 eraldi moodulit või õppeainet, suhtlemise alused ja asjaajamise alused. Praeguses näites näitan, kuidas sellisel juhul võtteavaldust korrektselt vormistada. Võtteavalduse koostamiseks tuleb tahvlisse sisse logida, seejärel valida vasakult menüüst dokumendid, võta ja lisa uus. Kuna tegemist on teise õppeasutuse hinnete ülekandmisega, siis alustan võta koostamist formaalse õppe alt. Vajutan siit lisa uus. Alustan avalduse koostamist esimese õppeaine või mooduli andmete märkimisest. Ära tuleb avaldusel täita kõik kohustuslikud väljad, ehk siis väljad, mis on tähistatud tärniga. Kõigepealt valin rippmenüüst õppeasutuse, kus soovin hinnet üle kanda. Seejärel sisestan esimese mooduli või õppeaine nimetuse. Minu näites on see suhtlemise alused. Selle mahu EKAPites valin hindamisviisi ja õppetulemuse. Kui kõik vajalikud andmed on märgitud, siis vajutan nupule lisa. Selleks, et lisada andmed teise mooduli või õppeaine kohta, alustan nupust lisa uus rida. Nüüd tekivad tühjad väljad, kuhu on võimalik kanda andmed teise mooduli või õppeaine kohta. Valin jällegi rippmenüüst õppeasutuse, kus soovin hinnet üle kanda. Sisestan teise mooduli või õppeaine andmed. Kõigepealt nimetuse, asjaajamise alused, mahu EKAPites, hindamisviisi ja õppetulemuse ning vajutan nupule lisa. Nüüd on avaldusel näha, et ma olen sisestanud siia 2 mooduli või õppeaine andmed ja tulebki luua vastavus meie kooli mooduli või teemaga, mida soovin nende alusel ära arvestada. Minu puhul siis on selleks mooduliks suhtlemine ja asjaajamine. Ja avan rippmenüü ning otsin siit vajaliku mooduli välja. Moodulid on rippmenüüs paksus kirjas ja nad on siin tähestikulises järjekorras. Otsin siis rippmenüüst välja oma mooduli ning klõpsan avaldusele. Seejärel vajutan salvesta. Võtteavaldusele tuleb lisada ka fail ehk dokument, mis tõendab nende õpitulemuste saavutamist teises koolis. Selleks dokumendiks võib olla kas teise kooli lõputunnistuse hinnete leht, õpisoorituste tõend või õppijakaart. Vajutan siis nupule lae fail, otsin arvutist välja vajaliku faili ja lisan avaldusele. Kui ka fail on avaldusele lisatud, siis tuleb avaldus esitada. Selleks kasutan nuppu esita ja panen ka kinnituse, et soovin avalduse esitada. Ning sellega ongi võtteavaldus esitatud.